Hei aiasõbrad! Nagu lubatud, siis vaatame kiirelt ka lodjapuulehise põhisenela Diablo või Diabolo või kuidas keegi nüüd hääldab. Pistikoksaga paljundatud taimede siis ümber potitamise ja näete, mismoodi ta on arenenud, mis see juurekava on. Et sügisel nad said võetud ja oksana potti pistetud. Tänaseks on näha kasvude järgi, et juurekava on olemas. Poti alt ka natuke näha ja vaatame koos üle. Lähme asja juurde. Need on siis, ongi siin meil lodjapuulehine põhisenelas. Sellise põõsas on punase tooniga. Tema emastaime ma teile hetkel näidata ei saa, kuna lehti pole küljes. Täiesti tavalised oksad, ehk siis natuke läheb veel aega. Kasvuhoones on pistikoksad juba õied peale lükanud. Pistikoksad on väga hästi talle juurdunud. Siin on ka juba alt näha, et juured on hakanud välja kasvama peenjuurestik. Ehk siis otsustasin, et püüan nad eraldi pottidesse ümber istutada, et neil oleks ruumi ja enam juurekava väga ei segaks. See sordi nimi on Diabolo ehk siukene punaka lehega, ilusa sellise õiega kasvab ka. Ta saab pügada ja hoida ka madalamana, aga ta kasvab selliseks võib-olla 1,5 meetrit, natukene ka kõrgemaks vist isegi. Aga otsustasin ikkagi paljundada mõned, kas siis siia krundile või jagamiseks või ehk siis paistab huvi pärast pistikoksaga paljundamist, et saaks proovida. Aga vaatame. Proovin nii teha, et võimalikult vähe saaks juurekava kannatada. Taimed ka. Et nagu näha, seda juurt on siin päris hästi. Proovime igale taimele säilitada maksimaalselt sellest. Ja siit tulebki selline taim. Ma siin ennem kasutasin sellist õhulisus oma saamiseks, et ta ei läheks mädanema. See pistikoks kasutasin hästi sellist jämeda liiva segu, aga hetkel ma nüüd juba potitan selle siiski täiesti sellisesse tavalisse poe nii-öelda musta mulda. See on üsna tegelikult komposti või selle mitte komposti, aga turbapõhine, aga mis seal ikka. Ilmselt küll see antud taim tahab selle aasta siin rahulikult potis olla, ennem kui nad välja istutada. Vähemalt ma usun, et ta on siin kontrollitud keskkonnas, siin kuskil kasvuhoones. Võib-olla suvel ka lõpuks juba viin välja, aga antud momendil ma usun, et talle meeldib siin rohkem. Panin 4 pistikoksa. Tundub, et kõik on nagu juurdunud. Proovime ainult siin tagada seda, et nad ka siin jagamisega väga palju kannatada ei saaks. Mulle tundub, et siin on osad väga tugevalt läbisegi nagu kasvanud, et väga ei tahaks vigastada neid. Näiteks sellel ei ole väga palju. Siin on näha väga palju juurdi. Aga kuna taim on väikene, siis ma usun, et ta saab veel hakkama ja sellisel kujul ta läheb tagasi siia potti. Ja püüan neid mulda pannes siin ka ettevaatlik olla, et juured viga ei saaks.
kui see väikene taim siin, näiteks kui see väikene taim siin sellisel kujul hakkab kasvu juurde näitama, et siis ma panen tavaliselt siia natukene sedasama jämedamat liiva või sellist kruusliiva, mis mul on siin kõrval tegelikult. Ehk seda ma panen katteks. Et esiteks ta ei lase niimoodi läbi kuivada sellel, mis on selle turbapõhisel mullal kombeks, ja teiseks ta pakub talle seda nii-öelda pinnast, et ta saab nagu kõrgemaks kasvada ja rohkem juurekava tekitada. Nii. Proovime nüüd, need on kaks on väga lähestikuvalt mul siin potis. Ajan endale juured üsna läbi segi. Ma püüan siin nüüd kuidagi nii teha, et viga ei saa kumbki nii palju, et see segaks edasist kasvu. Või siis ma pean nad mõlemad ühte potti panema, loobuma, nagu öeldakse, ühest, aga peab tunnistama, siin on tegemist nagu parasjagu lõngakeraga. Aga sellise juurekavaga ta kätte sain. Lehekava on väikene või leheosa, usun, et ta saab ilusti hakkama siin. Nagu näha sellel, siis on tõesti, osa võib-olla ka eelmiste taimede jääk, aga see on tõesti väga suur. Sellele taimele paneks nagu põhilise ootuse. Ta on muidugi täitsa uue varreselt juba ajanud kõrvalt oma suurema juurekava. Aga kui ma näen, et ta ei tule toime hetkel selle lehekavaga, siis ma lõikan osa temast tagasi. Ehk siis see aasta on oluline, et ta juurduks, mitte ei annaks nii väga suurt kasvu.
nii, vesi peale ja hoiame pöialt. Esialgu kavatsen need hoida varjus, et päike nendest kõike vett välja ei viiks, kuni näeb, et see ümberistutamine neid väga palju ei seganud. Aga näeme juba järgmistes lugudes.